auto teeb ta. Teie ees. Kirill Šukov. Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast minu 5. vlogi. See vlog siis peaks olema Saku Suurhalli drifti etapis, mis toimub juba sel nädalavahetusel. Täna on meil reede ja semiprool ja prool on trennid. Läheme piilume, vaatame, mis nad teevad seal, kuidas rada välja näeb, sest juttude järgi peaks meil kõigil olema sama rada. Homme on siis semipro ja pro võistluspäev ja pühapäeval on minu võistluspäev, ehk siis street klassi oma. Hoian teid kursis, teeme paar klippi, vaatame. Et näeme juba Suurhallis. Käes on laupäev, semipro said kvalitsõidud, sõidavad praegu oma tandemit. Just filmisin minu Gabriat ja Vitalikku, üks Madrilamehe kupeed. Käisin autos ja lähme raja äärde tagasi vaatama, mis toimub. Sõidud said semiprool ja prool sõidetud ja jõudsin trailerendi parklasse nüüd, sest homme on minu sõidud ja selle jaoks on vaja ikkagi käruga võtta. Võtsin riiuliga, sest plaan on esialgselt minna Maasteriga ehk siis Vitaliku ML-iga või siis X3-ga. Seal on X3. Siin. Plaan on X3-ga võib-olla minna või siis ML-iga. Et veel ei tea. Ja rehvi riiul tuleb kasuks, sest rehvi pole muidu kuhugi laduda. Ja arvestades, mis pinnas seal Suurhallis on, siis rehvi kulub palju, siis rehvi on vaja võtta. Aga ma vaatan, et siin on 2 täpselt samasugust reilat. Ehk kui sa oled autospordi huviline, siis see käru koos rehvi riiuliga on just sinu valik. Mugav. Ja siis, kui sul ei ole vaja rehvi riiulit, siis sa leiad trailerendist ka muid kärusi. Tule piilu läbi. Kodulehelt saad kõike näha, saad bronnida. trailerend.ee link on kuskil siin all.
Tundub, et siin ei ruumi üle. Midagi on vaja leiutada, sest ta vist väga ei püsi nii. Läheme proovime midagi leida. Vahepeal on jõudnud kätte pühapäeva hommik, kell pole veel 7-gi ja hakkame liikuma Vihuri poole. Eile õhtul ma väga rohkem ei filminud, sest polnud aega ja kui kiireks läks ja siis kaamera oli kuskil teisel pool maja üldse. Aga liigume Vihurisse, saame Vitalikuga kokku ja suund siis Saku Suurhalli poole. Kella 8 tahaks seal olla, umbes poole 8 tahaks liikuma hakata. Auto on pakitud, et istu ja sõida. Vaatame, kuidas läheb. Eile tekkis meil plaani muudatus ja otsustasime, et me lähme mitte ML-iga, vaid lähme Transitiga. Ja Transit seisab valmis, ootab juba. Vitalik peaks ka varsti jõudma ja siis lähme Suurhalli. Oleme jõudnud raja äärde. Praegu käivad trennisõidud esimesel ja teisel grupil ja mina olen 4. grupis. Hetkeseisuga rada tundub libe ja samas ülihea streetracing jaoks. Kui me vaatame neid sõite, siis streetiautod jaksavad väga hästi vedada seal. Peaaegu kõik jaksavad. Koosolekul ära ja Vitalik käis samal ajal tehnikommis. Tehnilise saime ilusti läbi, vigu ei esinenud. Ja praegu vaatame, kuidas sõidavad teised ja siis kell 11 on minu start. Kell peaks olema praegu umbes 10. Esimene trenniring sai tehtud, prooviring ja libe, arusaamatu, sest pead sa näed ühte, kui sa autos oled, siis mul tekkis peale esimest kurvi küsimus, kuhu ma pean keerama. Aga muidu on väga lihtne rada ja väga mõnus on. Lähme teeme teise ringi, vaatame, mis sealt tuleb.
tegelikult vahepeal on juhtunud juba esmaspäev ja eile oli nii palju emotsioone, seega ma väga palju ei rääkinudki, et mis ja kuidas ja kellega. Aga alustame siis algusest, et kvalifikatsiooni esimene sõit läksin enam-vähem kindla käega, kuid igaks juhuks varuga ja saavutasin 71 punkti. Ei jõudnud ma viimasesse ninaklippi. Nii, ja alustame oma viimase kvalifikatseerujate grupiga ja rajale on tulnud Kirill Žukov. Ja väga entusiastlikult peal ja ilusus poole vahetus. No, Kirilli ma olen jälginud siin eelmistel aastatel samamoodi ja no algused oli teil päris raske. Selle autoga harjumine võttis aega, aga juba eelmine aasta mees näitas, et ta teab, mida nüüd tegema peab. Ta teab, kuidas seda autot talitseda ja seda on praegu kui siin rajal näha. Väike üleskutse ka, et kui sul on aega, kui sul on soovi ja sa oskad filmida ja sa oskad ka monteerida, siis palun võtta ühendust, et ma jätan igaks juhuks meili siia või siis Instagram ja kirjuta mulle, et mõtleme mis ja kuidas. Et ma saan tagada sulle pääsmed võistlustele, üritustele, trennidesse. Toidan sind seal, aga kahjuks otseselt palka ma sulle maksta ei saa veel. Vaata, mis tulevik toob. Sest kaadrid on palju ja neid on päris huvitavaid ja ilusaid ja nii edasi, aga ma arvutioskus on nii nagu ta on ja lepime sellega, mis on ühesõnaga. Aga võtta ühendust, kui sa tead midagi kaameratest, videotest ja monteerimisest. Teine sõit oli aga natukene juba parem. Seal ma mõtlesin juba enda jaoks, et noh, saab mis saab, aga punkt on vaja natukene rohkem siiski. Aga kuna paus oli all juba, siis oli suht savi, et kui midagi peaks juhtuma. Ja sealt teisest sõidust tuli 78 punkti. Täpselt samamoodi saanud jälle ninaklippi. Kirill Žukov oma teiseks hinnatavaks ringiks. 71 esimesest all korralik tulemus, nii et... No, Kirill tundub hea oskuslik sõita, et mees on käinud kõvasti oma sõiduoskust lihvimas nii kehal rajal kui mujal ja no seda on näha. Ta on ikka selle autoga väga sina peal ja seda on kohe lust vaadata. No, ütleme, et siit võib tulla punkti parandust. Aplaus Kirillile, väga tubli sõit tema poolt. Ja nagu me enne mõtlesime, siis väga hea platvorm näiteks minna edasi järgmiseks aastaks, kui võimalused lubavad. Miks mitte semiproosse? Aga miks mitte? Sest et näha on, et talenti, kui sellist siin on, kui trenni on ka tehtud sinna kõrvale, siis see on ainult hea aine minna edasi. Absoluutselt. Nii, nüüd ma olen jõudnud siia Kirill Žukovi juurde. Kirill, tead, ma kiidan sind vist liiga palju, et sulle tuleks rohkem nagu piitsa, mitte präänikut anda, et ära liiga uhkeks selle peale mine. Kuidas sa ennast tunned? Palavalt. Ma vaatan, ma tulin sind segama jäätise söömise ajal, et ma loodan, et sa annad mulle andeks. Ütle mulle, mis su tänased plaanid on? No jõuda maksimaalselt kõrgele. Aga nagu top 3, top 5? No siuke top 1 oleks päris hea, aga no nii uhkeks ma ka ei lähe, aga kuhugi kõrgemale võiks. No ütleme niimoodi, et selle vastusega ma lepin ja ma ei imesta, kui sa isegi jõuad sinna, et igatahes edu sulle, ole tubli, jätka samas vaimus ja mis siin ikka? Kirill Žukov! Tegelikult on nii palav, et tahaks lihtsalt särgi ära võtta ja päevitada. Ei jaksa teist, siin lageda päikse. Kvalitsõid sõidetud ja lõpetasin 6. koha peal 78 punkti. Punkte anti vähe, sest kõige kõrgem koht on 84,5 punkti. Aga nüüd paneme tandemeid, sain otse top 16.
positsiooni, 78 punkti, tagas mulle pääsme otse top 16-sse, ehk siis top 32 ma sõitma ei pidanud. Ja esimeseks vastaseks tuli Kristo Ruut. Kristoga ma olen hästi palju trennis sõitnud, aga võistlustel ei ole. Ja Kristo tegi väikse vea minuga sõites, tagant sõites, ta jättis liiga suure vahe ja sealt tuli võit mulle. Nii ja lähevad siis teele Kirill Žukov ja Kristo Ruut. Žukov siis ees, Kristo Ruut teda jäänitamas. Ai, Kirill ikkagist tõidab ees oma väga ilusa kvalifikatsioonijoone, aga Kristo Ruudul oli poole vahetusega kerge probleem. Nii, ja start on antud. Teine vaatus nende vahel siis. Ja võtab Kirill ennast kohe siia suhteliselt külge ära. Ja... Oi, kui lähedale ta tuleb. Nii lähevad. Oi, aga on praegu küljes Kirill Žukov. Saab poole vaatusega ka, ei tee seda sama viga, mida tegi Kristo Ruut siin eelmises sõidus. Ja püsib lõpuni nagu takk jaas küljes. Oi. Väga ilus. BMW. 4 uksega. E36. Rocketpanni tagatiivaga. Kirill Žukov siit. Top 8 vastaseks tuli Kristjan Järve, kellega ma olen sõitnud, ma arvan, iga võistluse me oleme temaga kokku läinud. Ja täpselt ma veel kindel ei ole, mis seal oli, ma pole veel vaadanud järelvaatamist. Ja võit tuli mulle. Ja järgmine paar on meil siis Kristjan Järve versus Kirill Žukov. Väga tugevad sõitjad on nõudnud nagu kokku ja oi. Žukov kohe hammustama. Kristjan oli ilus, süke gaasi peal elav sõidustiil. Väga hea vaadata. Kirill talle sekundit alla, siin ka võibolla ilusasti lähevad poole vahetuse ka ja lõpuni välja. Ja väga ilus. Nothing between them, just there. Ja start on antud. Kirill Žukov ees, Kristjan Järve teda jälitamas. Ja võtab ilusti suure laia joone Kirill Žukov, aga Kristjan Järve ei jäta seda asja nii. Kasutab oma suurt mootorit, suurt jõudu ja tuleb ilusti Kirillile järgi. No nii lähedale kui vähegi võimalik on. Ja natuke kopeerimisega on tal raskusi, aga distants on vähem ja tulevad ilusti üle finišijoone. Aplaus! Kirill Žukov! Järelikult see risk õigustas, mida Kirill Žukov võttis. Tundub, et tal oli hea meel. Top 4 oli Reino Kolk. Tasavägine sõit, kuid jällegi tagasõidus Reino eksis. Ja võit tuli jälle mulle. Siin ei olegi midagi nagu põnevaks minna, see peabki põnev olema, sest meil on top 4 for crying out loud. Jah, ta võiks olla tegelikult. Ta võiks olla, sest me oleme näinud sõite, mis võiksid olla finaalsõitude väärilised, aga aina paremaks läheb. Ja kuidas ründab Reino Kolk kohe Kirill Žukovit esimeses kurvis. Ai, läheb aina teravamaks. No Reino teab täpselt, et siin ei ole enam taganemisteed ja teeb vea sisse. Lasi praegu nurga suureks, aga võtab järgi. No see on pühendumus Reino Kolgi poolt. Nii, Reino Kolk ees, Kirill Žukov tuli järgi ja vaatame, kas Kirill vastab samaga. Ja istutab ennast sinna suhteliselt külje alla, aga samas... Ja hoiab see, kas parat vaatame, mis nad siin nullagrupist välja tulles. Kirill kukub ründama ja väga ilusa poole vahetusega kopeerib Kirill. Ja kas nüüd saab külje peale? Ja saab ja tulevad koos. Oi kui ilus. Ja edasi, Kirill Žukov. Aga jah, Kirill Žukov, finaali koht.
ja finaali läksin siis Karl-Erik Tasujaga. Karl-Erik Tasuja on mu telgikaaslane ja enne trenne veel hommikul ma ütlesin talle, et sul ei ole valikut, et me kohtume sinuga finaalis ja poiss oli motiveeritud ja nii see juhtuski, jõudsime finaali koos. Finaalisõidus oli väga tasavägine, et me kumbki on kindel, kes või mis, me tegelikult lootsime one more time'i, sest see sõit oli päris hea, mõtlesime, et teeme veel parema. Aga pärast ma nägin kuskilt videos, keegi pani Instasse, et ma viskasin ühe koonuse minema ja siis ma läksin pihta koonusele ja koonus lendas minema. Kui ma poleks, ma arvan, koonusele pihta läinud, mis on päris suur punktide deduction, siis oleks one more time olnud. Noh, 3.–4. koha me saime ühe one more time'iga ära lahendatud, vaatame palju siis nüüd finaaliks läheb. Oi, kui ründavalt tuleb kohe Kirill Žukov sisse, aga Karl-Erik Tasuja hoiab oma joont. Ja niimoodi lõikab. Ja püsib ja ei anna väga palju alla Kirill Žukov ja no pisukene vahe sisse jääb, aga üle finišijoone nad on. Bravo, olete te valmis? Finaal on käimas. Need mehed rajale tulemas on nii, et Kirill Žukov ees, Karl-Erik Tasuja talle järgi ja ei jäta järgi. Oi, kui lähedalt läheb Karl-Erik Tasuja Kirill Žukovile. No siin ei ole tõlgendamise kohta, ta teab, mida ta peab tegema ja surub kuni lõpuni välja. Rahvas, pange käed kokku! Oi, no tõsiselt finaaliväärne sõit. Palju õnne, Karl-Erik, see oli päris kõva sõit. Aplaus meie finalistidele ja tõesti suured tänud pealtvaatajatele visalt vastu pidamast. Mul ikka veel ei ole vedeliku sponsorit, seega ma ei näita, mida ma joon, aga ma olen terve nädalavahetus ühte kindlat jooki joonud. No võt nii. Et kui usulikult sa tead kedagi, kes tahaks vedelikuga sponsoreerida, mu tiim joob ainult vett või siis maitsevett, aga mitte väga suhkrulist ja mitte väga limonaadi sarnast asja. Siis väike näide, et Vitamin veel ja näiteks Belief on väga hea valik tiimile. Ütleme siis selle asja ära nii, nagu ta on. Teine kord. Kirill Žukov! Suure maailma Karl-Erik Tasuja!
Ja mida veel oli rõõm kuulda see, et nii kohtunikud kui ka teiste tiimi spotterid, teised sõitjad, vanad tegijad ja nii edasi nagu kiidavad sellega, et ma sõidan väga stabiilselt, et sõit sõidu järgi on mul sama hea või siis natukene paremini iga sõit. Ja see on ainult hea. Emotsioonid. Esiteks ma tahaks vabandada, et nii vähe juttu on selles videos, sest lihtsalt ei jõudnud toimetamist oli palju. Aga nagu sa nägid, teine koht ja see oli ikka päris kõva, sest sõidud ei olnud lihtsalt, vastast olid kõik tugevad ja kõik olid tegelikult päris võrdsed. Kõigilt võrdsed tingimused, keegi pole varasemalt sõitnud seal. Oli lahe, väga lahe. Lisaks, kui te vaatate kapoti peale, siis te saate aru, mida see tähendab. Mul on uus sponsor, Aquarium Plus, nagu suur aitäh, et äkki nüüd läheb asi natukene kergemaks. Ja ma ei tea, ma jõuan arvutusi taha, siis ma arvatavasti räägin midagi juurde, sest kõik palju videosi sai filmitud ja ma ei oska mitte midagi öelda, sest mul on siiamaani, ma värisen sees, sest teine võistlus, ma ei arvesta Lätit, sest Läti oli nii nagu Läti oli. Vau. Suur aitäh Trailerendile, Vihur Autole, Aquarium Plussile ja kogu mu meeskonnale ja lisaks ka teile, et te reaalselt viitsite vaadata mu videoid. Aitäh! Tšau! Kuuled, pane like ka! Subscribe'i nupp on ka hea ja kindlasti kirjuta mulle kommentaarides, mida sa arvad sellest videost. Näeme järgmine kord. Ja sellepärast siin videos ongi vähe juttu, sest mul ei olnud üldse aega. Mu kaameramehed toimetasid ka raja peal ja raja ääres ja alates top 8 meil oli hot pit, mis tähendas seda, et põhimõtteliselt auto oli suurhalli taga, kus oligi põhimõtteliselt tungraud ja rehvid. Ja siis sa lihtsalt neid vahetasid seal ja oligi niimoodi, et ma boksi alasse ei jõudnudki. Ja ei olnud kõige mugav näiteks kaameramehel joosta. Ta on mul spotter samal ajal ja tal seal spotteri alast ei ole kõige mugavam joosta üle terve suurhalli ümber siis. Aga teine koht, väga hea. Järgmine kord tuleb esimene, aga teine koht on juba parem kui eelmine kord. Eelmine kord oli 3. Ja mis kõige mõnusam on see, et terve selle aja jooksul mul läks ainult 2 paari rehve. Mina ütleme nii, et läks tegelikult 1, sest esimene paar ma sõitsin trenne, need kulusid äkki heal juhul 1 millimeeter ja teise paariga ma sõitsin terve võistluse läbi alates kvalifikatsioonist, lõpetades finaaliga siis. Ma ikka veel ei suuda ära seedida, et ma saan näeda, et ma olin finaalis. Jah, ma kaotasin seal, aga mul on hea meel, et Karl-Erik võitis, sest see on ta esimene poodium ja esimene koht esimese poodiumil on ikka päris kõva. Aga ikkagi ainult 2 rehvi läks. Järgmine võistlus on meil Daugavpils ja siin on mul rehve küllalt. Plus väike preemia tuli ka. Aga näeme järgmine kord.